ja siis ma seal üksi olin, kedagi teist ei olnud, ei olnud kiivrit, seisan seal nagu totakas, on Soome tulnud ja tahan ikka sõita ja kiivrit ei ole. Siis küsisin ühe mehe käest laenuks. Ka seal oli auhind oli 500 liitrit bensiini. See mõte, et keegi sõidab limusiiniga nagu kiirendust ja kiiresti, et ta ikka inimestel oli karp lahti selles mõttes, et ta oli nagu kiirendusvõistlus, aga seal sõideti ikka 3 kõrvuti või 4 ja no see oli esiteks ootamatu, esiteks nagu enne olematu, on ju. See oli tegelikult selline nagu katalüsaator nagu ka drag racingule Eestis. Tere, Peep! Tervist! Esimene külaline, keda mul ei ole olnud au isiklikult tunda. No nüüd juba tunneme. Nüüd juba tunneme, et oleme siin juba tegelikult üle tunni kaadri taga juttu vestnud. Aga kuna tegelikult sa üldse pikka aega tagasi ei käisid ju Petrolheadsi podcastis, et siis ma arvan, et ärme isegi sellest hakka rääkima, kuidas sa tehnika selle juurde jõudsid. Et mis me ikka mitu korda räägime ühte sama asja. Okay. Aga räägiks täpsemalt sellest, kuidas üks punane Camaro tuli pilti ja miks just see auto? Jah, no natuke ikkagi alustaks kaugemalt, vaata ja just kiirenduse nagu kontekstis, et seal Petrolheadis me nii palju ei rääkinud, et noh, seda ala vaata, ma ikkagi nõukogude Eesti laps on ju, et kuigi Eesti NSV oli autospordis Nõukogude Liidu, ütleme selline, no ikkagi jah, palju tegeleti siin ja meil oli Estoniat tehas ja rallimehed olid kõvad, nagu siin filmist näha on, aga noh, sellist ala nagu drag racing ei olnud olemas meie riigis. Siinpool kardinat. Jah, siinpool kardinat, jah, ma just täna vaatasin, et mis see nagu aastates umbes võiks olla, et Ameerikas esimesed võistlused toimusid 50ndate alguses, vist Wikipedia ütles 1950 oli nagu võistluse moodi võistlus. Muidugi joonele pandi ilmselt hobustega juba kunagi on ju või mis iganes on ju. Tegelikult ju kiirendusvõistlus tuligi ju sellest Ameerikas, kui oli see kuiv seadus ja oli moonshine'i vedamine. Ja sealt ju mehed hakkasid ka autosid uunima, niinimetatud sellel ajal, et politsei eest ära sõita. No nii nad räägivad. Ja siis nad hakkasid omavahel mõõtu võtma ja kuidagi see... Ja sealt edasi, et siis ma vaatasin, et aga näiteks Soome on ju meie vennasvabariik, kust meie kiirendus on hästi palju saanud nagu mõjutusi on ju, et esimene ametlik võistlus 1975 Keimala ringrajal, et kui nüüd võtta, siis meie esimesed võistlused toimusid on ju 0ndate alguses. Et see tulebki nii huvitav, et 50ndad 75 ja siis 0ndad, et selliste 25-aastaste. Ameerikast olime siis 50 aastat maas ja Soomest umbes 25 aastat maas. Aga minu juurde tulles siis mul juba noorena meil olid perekondlikud sellised head sidemed Soomega. Nii et minu jaoks ei olnud nagu täitsa võõras ala. Kuna ma lugesin regulaarselt sellist ajakirja nagu V8 Magazine. No ma sain seda kätte, ja seal, kuna Soomes oli ka see kiirendusvõistluste buum, ütleme, see oli nagu väga populaarne see 80ndatel, siis seda kajastati ajakirjas palju. Nii et mingisugused põhiteadmised nagu 4. miil ja laps time ja need olid mul kuidagi juba koolipoisina olemas. Ja muidugi ma vaatasin neid autosid. No need ei näinud üldse sellised autod välja nagu kõik teised autod on ju. Suured rattad, kummid on tõssid on ju. Selles mõttes koha pealt ära läheb, kui ta väänab. Ja Ameerikat kajastati ka on ju, et päris palju need klaasplastkered ja ma mäletan see Funny-kaari kere, kuidas ta üles tõuseb. Mul on nii hästi meeles V8 Magazine'is oli artikkel ühest Ameerika autost, nagu projektilugu, kuidas mees ehitas autot, ma arvan, see võis olla Pro Mod ja ta oli sakslane ja siis ta pidi Mercedese saama. Ja siis, kuidas ta võttis autorendist, võttis V126 kerega selle sekk, kupee ja võttis sealt vormid ja tegi selle Pro Modi nagu
ei, see ei saanud promod olla, sorry, see kere tõusis üles. Ja Funnycar ja. Nii et mul oli see kuidagi see teadmine ja see, see tausta selline info oli nagu kuskil ajus olemas. Ma küll nüüd ei unistanud, et ma kunagi hakkan kiirendama, sest ma üldse ei kujutanud ette, et isegi selline võimalus kunagi elus tekib, sest kui sa elasid ikka selles teises riigis, siis ütleme, perspektiivid olid hoopis teistsugused. Aga ja siis juhtus, mis juhtus, elu läks paremaks, elu läks lõbusamaks. Tuli vabariik. Aga esialgu see oli täpselt langes sellesse perioodi, kui mul tuli perekond, kool, töö ja ikkagi see 90-ndad ma ei olnud nagu mingit kokkupuudet otseselt hobiautoskenega või autospordiga või millegiga. Et oli siuke korralik elu, ütleme niimoodi. Ja kuni 90-ndate lõpus siis hakkasid need võimalused tekkima. Ja kuidagi mul see F-body oli mul kuidagi nagu kuklas, kuna ma olin kunagi Soomes sellisega sõitnud ja mulle väga meeldis ja avaldas muljet. Ja tead, see on nagu see esimene tüdruk, keda näed, siis hakkad ülejäänud järgmisi võrdlema. Selle esimesega, kes hakkab, kes ei hakka. Tüdrukutest ma ei tea, aga autodega nii läks. Sõitsin Soomes Camaroga ja kuidagi tundus, et võt see on see auto, mida ma kunagi elus peaks tahtma. Kusjuures sellel hetkel ma isegi ei kujuta, et ma seda reaalselt saan, sest elatustasemete vahel ei vaata nii suur nagu Eesti ja Soome vahel. Aga pluss ju see ka, et üldse ju polnud Euroopa Liitu, polnud mitte midagi, et kuidas isegi, kui oleks nagu rahaliselt võimalus ükst autot osta, et kuidas üldse siia saada kõik see maksustamised, tollid asjad. Seal oli seal oli tollal, kui Eesti veel ei kuulunud Euroopa Liitu, mingi hetk siin automüüjate vist lobi tõttu kehtestati hästi suured need importmaksud siis suure mootoriga autodele. Nii et oli mingi aeg, kui ameeriklasi ei saanud tuua. Aga kui edasi minna, siis 90-nda lõpus mul tekkis kange tahtmine hobiauto omandada. Ja eks ma käisin neid vaatamas ikka igasuguseid. Üks oli kõveram kui teine. Üks oli rohkem hanges kui teine, aga siis see nagu, ma ei tea, kus see tarkus mul tuli, et ära ikka mingit täitsa jama osta. Et sellesse lõksu ei langenud, vaata mis tihti, et ostad mingi oda pärast kahetsed. Ja kogusin raha juurde ja lõpuks õnnestus osta see Camaro, mis siis on 96. aasta Z28 ja ma ostsin ta 99. aastal, nii et oli 3 aastat vana. Ja see oli just nii, et see oli toodud nagu vahetult enne nende tollimaksude kehtestamist. Ja siis oli periood kuni 97 vist tulid need tollimaksud. Ja siis oli periood, kuni Eesti liitus Euroopa Liiduga üldse Ameerika autos sisse ei toodud. Aga tollel hetkel ma ei teadnud, et midagi muutub. Ja siis oligi selline tunne, et nüüd ma pean selle ära ostma, sest võib-olla enam kunagi ühtegi sellist autot Eestisse ei saa importida ja nii edasi. Niisugune kerge fatalism. Ja 99. aastal ostsin ära täitsa standardse auto. Oli väga korralikult sõidetud, aga auto oli heast 3 aastat vana auto. See oli ikkagi tolle aja kontekstis uhke pill. Sest neid uusi lääne autosid ei olnud nagu nii palju. Mäletan isegi ka, sest et ju esimesed pildid internetis või kuskil võistlustel, kus ma käisin ja seda nägid, siis vaatasid ka, et kui pigem olid harjunud nagu ise mingi ladatehnikaga või ja nagu kiirendusvõistlustel oli ka, olgem ausad, seal olid ju Opel Omegast kuni ma ei tea, milleni kõik välja rullibembideni, siis sinu oma paistis just sellepärast ka silma, et ta oli see uus ameeriklane. Jah. Selle autoga oli muidu nii, et kui me nüüd Eesti kiirendusvõistluste ajaloost räägime, siis ega kõik ei ole nagu täpselt teada, millal kes esimese korraldas, sest siin on erinevaid nagu stsenaariume välja käidud. Aga mis on täpselt teada, on see, et Tartus tehti 96. aastal selline show-võistluse laadi asi, kus ta oli nagu kiirendusvõistlus, aga seal sõideti ikka 3 kõrvuti või 4 ja Ivo Linna ja Maarja-Liis Idus olid seal, nii et see oli nagu uhkem märk. Aga selline võistluse moodi võistlus, nagu ametlikus mõttes, oli seal Lasnamäe kanalis 97. aastal.
mida ma käisin pealt vaatamas, siis mul ei olnud veel seda autot. Ja ma tegelikult läksingi sellepärast, et see kuidagi see lapsepõlv tuli meelde, need loetud V8 magasiinid, et ma ei olnud tollal üldse nagu kursis, et kas, no ma tean, et käidi sõitmas seal mingitel lennuväljadel ja asjadel, no nagu illegaalselt. Jah, Piibe oli ju... Piibel, jah, ja vist Raadi ka, on ju. Aga igal juhul see oli nagu selline üllatus, vau, et Eestis korraldas see kiirendusvõistlus. See päris ametlikult. No jaa, tipa, on ju, et midagi sellist, on ju. Ja käisin vaatamas ja see minu auto võttis seal osa. Noh, selle esimese omaniku käe all siis on ju. Ma ei tea, kuidas tal läks, aga no igal juhul ta ei võitnud, on ju. Aga auto oli juba joonel, on ju. Seal ta sõitis, on ju, üks siuke üle keske ja natukene vene keelt kõnelev härrasmees oli. Ma pärast suhtlesin temaga, hästi tore inimene. Noh, hiljem juba juhuslikult saime kokku. Aga nii, et auto sai kohe esimesel võistlusel, sai nagu rehvi soojaks, aga mitte minu käe all veel. Ja siis tuli on ju aasta 98 ja siis see aasta ei korraldatud midagi. Tausta ei tea, mis või kus, aga igal juhul võistlust ei olnud. 99 ma ostsin selle auto ja 99 siis see Speedest toimus Haapsalus. See oli siis esimest korda ka Speedesti nime all, sest et ju kiire auto oli ta kiire auto. Ja, täpselt. Ja 99 oli siis... No tuldi selle brändiga välja nagu, et ja mul oli kange tahtmine minna, ma olin just auto ostnud ja oli mingi tehniline probleem oli, mida ma ei suutnud kohe nagu trackida sellel hetkel. Aga igal juhul, ma sain aru, et pärast selgus, et see oli katkine käigukasti padi. No see käigukast tagus vastasega oli põhja. Igal juhul seda ma käisin pealt vaatamas veel. Et ma arvan, seal juba Lauri Kuriks äkki sõitis. Kindel ei ole, aga võis olla küll. Ma ise ajan sassi, aga ma mäletan mingisugust videot, kas oli 99 või 2000, kus oligi Kiltsil Speedest Lauri sõitis, siis praegult legendaarne, kes on mehaanikuna, on teada tuntud. See oli 99, Jüri Nurmes. Jah, Jüri Nurmes. Tal oli Monza. Siis see punane Viper sõitis seal. Jah, Astašov, Vladimir äkki. Jah. Ja no jah, need autod olid, aga see oli 99, siis mäletad, on ju. Seda ma käisin veel pealt vaatamas, on ju. Ja ma olin selle auto just ostnud ja siis kuidagi tekkis selline, loomulikult siis saad entusiasmi täis ja see oli nagu kind of big thing on ju ikkagi tollal, on ju. Minu jaoks ka just esimene ja selline. Samas, ma ei olnud enam päris poisike ka, on ju, et juba olin selline, mul oli nagu võimalus, muidu ei oleks seda autot kasta. Ja siis juhtus veel see täpselt sellesse aega, kui plahvatuslikult arenes internet. Sest internet ei olnud nagu tollal väga siuke, seal oli ju sissehelistamismodemid. Ma just tahtsin öelda, et see hetkel internet oli ju niimoodi, et kui sina tahtsid internetti kasutada, siis ema telefoniga rääkida ei saanud. Jah, ja see oli just see murdepunkt, kus need internetikiirused läksid nagu suuremaks ja mindi üle siis sellele graafilisele kasutajaliidesele, et enne seda need sotsiaalmeedia nii-öelda, sellist sõnagi ei olnud tollal, aga ütleme, see infovahetus toimus nagu newsgruppides, mis olid siis tekstipõhised, ma ei ole väga IT-mees, aga põhimõtteliselt, seal ei olnud nagu graafikat, on ju. Olid newsgruppid, on ju. Eestis oli ka auto oli see newsgrupp, kus nagu räägiti. See oli enne, kui tekkis nagu see veeb, on ju. See selles mõttes, kus sa said browseriga minna. Seal oli, ta oli nagu meiliprogramm põhimõtteliselt, on ju. Aga selleks hetkeks oli see internetikiirus nii palju arenenud, et oli Ameerikas vähemalt oli välja kujunenud selline kasutajaliides nagu foorum. Ja foorumid kujutame kõik ette, mingid teemad, värgid, särgid. Ja loomulikult sinna ma suundusin nendesse foorumitesse, et need Ameerikas. Ja kuna see on Ameerika auto, on ju, siis levinud auto, demokraatlik auto, on ju, siis nende foorum oli päris suur ja seal oli infot päris palju ja muudku neelasin ja ahmisin seda ja see tundus kõik nagu jube äge. Võib-pärast korral küsin vahele, et Ameerika foorum, see oli inglise keeles. Ikka, jah. Kuidas sa
kuidas mõistsid, kuidas aru said? No ma ütlesin, päris poisik ei olnud, et ma olin selleks ajaks töötanud juba pikka aega nagu rahvusvahelises ettevõttes. Et inglise keelega nagu probleemi ei olnud, et valdan nii-öelda vabalt siiamaani. Sest Erki ju rääkis ka, et kuidas ka tema kas 2000 või 2001 tõi enda selle kamera. Ja mäletan hästi. Ja siis ju ta sai tellis vist välismaalt selle raamatu auto kohta, see oli inglise keeles. Ja ta ütles ka, et tema inglise keelt ei osanud ja siis ta läks reaalselt selle auto pärast inglise keele kursustele ja käis seal 5 aastat. Ma mäletan isegi seda, jah. Iga nädal 2 korda, ta ütles ka, et tagantjärgi mõtet oli ikka tahtmine, et lihtsalt hakkaski inglise keelt sellepärast õppima, et enda autot remontida. No minul inglise keelega probleemi ei olnud, sest ma töötasin inglise keeles. Mu töökeskkond oli inglise keel. Aga mis ma seda nagu võib-olla see foorumi asja nagu tõin välja, et see kõik oli nagu kihvt ja äge, aga Eestis midagi sellist ei olnud. Oligi see News Group. Ja just siis tuli see kiirendusvõistluse asi ja see nagu Ameerika, see Ameerika skene nagu kuidagi, ta ikkagi nagu eristub võib-olla nagu mingitest teistest skenedest. Et tihti need inimesed, kes Ameerika autosi fännavad, on nagu hästi sellised, ongi Ameerika autod, ülejäänud on mingid riisikotid. Eriti tollal oli nagu siuke asi, ma ei tea, Honda oli nagu kuidagi hästi põlu all. Kuigi tegelikult on Hondad väga head autod, aga eks seda sellist entusiasmi tollal oligi nagu rohkem, sest kõik oli alles nagu algas ja kõik oli uus ja infot ei olnud vaata nii palju ka. Ja ma lihtsalt, kuigi ma üldse ei oska nagu arvutiga midagi programmeerida, aga on ju olemas mingid tarkvarad, panin Ameerika autode foorumi püsti. Panin selle püsti ja siis ma seal üksi olin. Kedagi teist ei olnud. Ma ei tea, mingi võib-olla paar kuud või niimoodi. Ja äkki vaatan, et mingid tüübid on teinud Ameerika autode lehekülje, kus on täitsa asjalikud artiklid. Lehekülje nimi on TQHQ, Torque Headquarters. Ja mingid inimesed kirjutasin, et jau, et lahe sait ja nii edasi ja teate, ma tegin niisuguse asja nagu foorum, aga teil ei ole. No ja kuidagi vestlus arenes ja siis leppisime, et saame kokku. Ja siis saimegi Nõmme turu seal Nõmmel seal saime kokku ja mingid noored, minust palju nooremad, noored kutid vaatavad natuke nagu kahtlevad ja ikka siis kuidagi selgus, et nii kuidagi olin piisavalt usaldusväärne neile, igal juhul saime jutule ja seal oli kolm meest, Pärtel Rõõs, Martin Varik ja Laas Valkonen. Selle saidi siuke võib-olla ideoloogiline mootor oli Pärtel, mees, keda meie juures enam ei ole küll kahjuks. Ta oli väga obsessiivne nagu kogu selle teema suhtes ja Martin võib-olla oli selline süstemaatiline, vist tema oli see IT-oskustega ja kes selle saidi kõik püsti pani ja nii edasi ja selline natuke akadeemilisem mees ja Laas oli vist lihtsalt noor fänn. Igal juhul me liitsime selle minu tehtud foorumi, selle TQHQ saidiga ja panime sellele ka nime, siis see TQHQ foorum, mis iganes. Mis on siiamaani veel? Jah, mis on täitsa ulme, aga on olemas. Ja siis see oli tegelikult selline nagu katalüsaator nagu ka drag racingule Eestis. Sellepärast, et kuidagi alguses muidugi see kõik oli Ameerika, aga see drag racing tuli ka nagu Ameerikast ja siis see nagu sobis, kuigi kui võistlused olid, siis seal oli ju igast autosid. Aga kuna kuidagi igal juhul see drag racing ja see foorum nagu sulasid kokku alguses, Seepärast, et need inimesed, keda huvitas drag racing, need olid seal nagu selles, hakkasid suhtlema selles foorumis. Muidugi ega see nagu üle ei juhtunud, et alguses olime 4, siis 6. Aga kuidagi nagu läks lendu. Võib-olla sellepärast ka, et me modereerisime seda asja, et me ei lasknud seal nagu läbu tekkida. Sul oli asjalik koht, kus sa said asjalikku infot. Mis nagu natuke võib-olla eristas mõnedest teistest foorumitest, et tollal me olime üldse esimesed nagu, kes nagu tegid eesti keeles selle foorumi. Kuigi Street Race tegi kohe
suht koht järgi kohe. Kohe suht koht järgi on ju. See oli pigem, ei taha nagu halvustavalt öelda, aga seal oli seda niisama läbu ja möla oluliselt rohkem. No kontingent oli noorem lihtsalt, meestel oli nagu seda Filter ei olnud piisavalt talent. Ja, aga me saime hästi kiiresti, saime ka Street Race'i nende vedajatega tuttavaks. Isegi sõpradeks ja me hakkasime koos üritusigi korraldama ja ega see Street Race lõpuks nagu sellel algsel kujul väga kaua ei kestnud. Politsei vist nullis nad ära, aga selle kokkupuudet ei olnud. Nii et samal ajal nagu tekkis mul see auto, tekkis sellised esimesed kiirendusvõistlused Eestis ja me tekitasime sellise suhtlusplatvormi siis, kus seda asja ajada ja kindlasti selle foorumil oli see suur osa, et ta tõi nagu sarnaste huvidega inimesed kokku. Ja sul oli lihtne seda ikkagi leida, vaata, ja siis... Jah, kuidagi see nii läks, on ju. Ja kui aastal 2000 oli see siis Speedest järgmine kord toimus, siis vahepeal oli talv mööda läinud. Minu see Camaro, mul oli nagu, kuna seal loed sealt foorumist, kuidas seal Ameerikas kõik pannakse need jupid külge ja nii edasi. Aga Eestis kindlasti keegi kuskil tuunis midagi, aga mitte sellist autot ja mingit sellist teenust sa nagu ei saanud osta, et keegi teeb sulle. Ja ei olnud siin, kui siin mingit tavalist autot sai remantida kuskil, on ju. Et mul oli kange tahtmine ikka, et mul on siuke auto, et teen ikka võimsamaks sellepärast, et seal Ameerikas on nii võimas ja kõik ja hakkasingi juppe tellima USA-st oma peaga. Vaatasin seal, mis seal umbes läheks ja tellisin. Ega ma nagu mööda ei panda, aga lihtsalt tagantjärgi mõeldes muidugi, et ega ma ei ehitanud ka nagu tracksterit otseselt, on ju. Aga need jupid, mis ma tellisin, kõik olid sellised nagu very mild, on ju, et nagu lahjad, on ju, et ma ei läinud nagu mingi all in, et võtan mingid hullud plokikaaned ja mingid asjad. Aga ülemine otsa ära vahetada mootorile, välja lase ka ja siis oligi, et mul endal ei olnud kohta, kus teha ja mul ei olnud aega, kus teha. Ma olen nooruses töötanud automehaanikuna, nii et ma nagu autoehitus on mulle nagu tuttav ja kõik on, aga vaata ikkagi, kui sa hakkad ehitama, sul on vaja tööriistabaasi, sa ei tee ju mingi ainult lehtvõtmega. Ja sellisel autol oli ju kõik tollmõõdus veel, siis oli veel... Sellel on nii, et see on toll ja meetermõõdus segamini. Et osa on tollmõõdus ja osa on meetermõõdus. See on mingi vahepealne variant, on ju. Et äkki ma panen padaga, minu arust kas mootor oli meetermõõdus ja ülejäänud oli tollmõõdus. Täitsa võib. Midagi sellist on ju, ta on LT1 on ju, see kunagine LT1 on ju. LT1 on ju põhimõtteliselt LS-i baas ja LS on siiamaani kõik millimeeter mõõduski veel. Jah, igal juhul oli nüüd küsimus, et kus ma selle valmis teen, kus ma teen. Ja ma ei mäleta, kellega ma rääkisin, eks mul neid autoalased tutvusi oli. Ja keegi ütles, et tead, et siuke mees on nagu Vallo Soots. Et selle mehel ei ole nagu miski võimatu. Kui me täna oleme, ma ei tea, kas sa oled seda rallifilmi vaadanud, aga mis Eesti rallimeestest nüüd tehti, siis sa usud, et Vallo Sootsil ei olnud miski võimatu. Ja saingi taga tuttavaks ja võttis mu auto ette. See ei olnud mingi ülemäära keeruline töö, selles mõttes, et vahetas nagu ülemise otsa ära, et plokikaaned ja nukkvõlli. Nukkvõll oli üle ploki sees, aga ma ütleks isegi ära, Vallo Soots ehitas mul selle auto nagu ümber. Ta oli standardis, oli 280 hobujõudu, tehase andmete järgi. Ja kui ma teda järgmine kevad, siis õnnestus teda dünovingis mõõta, siis saime 360 hobujõudu. See tuuning juba õnnestunud? Tuuning oli õnnestunud, pole aga see dünopink oli siis... Pole kahtust. Jaa, see dünopink oli nagu naljakas asi. Nõukogude ajal oli Eestis dünopink ja see asus tänase infoauto, tollal oli Järve autoteenindus ruumides. Seal oli, ma ei tea, miks see pink seal oli, ma ei oska öelda. Kusjuures, kui ma ütlesin, ma töötasin automehaanikuna noorena, siis ma seal töötasingi Järve autod. Mehaanikuna. Ja seal Järve dünos me mõõtsime, aga hiljem, kui ma taga nüüd sõitsin, siis ma sain 170 kilti, sain lõppkiiruseks ja siis mingite nende DQ-aku kalkulaatoritega oli usutav.
noh, selle kaalu juures ja nii edasi, on ju, et ta võis olla küll nagu sealkandis. Neist Deco Aku kalkulaatoritest ma siiamaani kasutan neid oma igapäevatöös ja oma võistlusel ja on küll tegelikult töötavad ja täpsed asjad. Ma arvan, et need on Martini tehtud, Martin võib ise öelda, et ta oli siuke matemaatikas väga kõva mees. Üldiselt. Siis oli mul see auto tuunitud. No lisaks selle turbiini panin vähe nagu lõdvema. Kõrgem stalliga. Et käiks paremini pöördes. Aga jälle, ma mõtlesin, ma tahan tagi ikka tänaval ka sõita ja ei pannud nagu liiga. Ja siis tagasilla tegime aeglasemaks. Ma ei mäleta, 373, mis ma sinna panin. Muidu standardis oli mingi teine. Et ikka kiirendus oleks parem ja nii edasi. Ja nende juppidega nii osa ma tellisin USA-st otse. Aga ega tollal neid nagu jupipoode palju ei olnud, aga üks oli Top Parts. Oli siuke legendaarne pood, selline vettinud mädaneva laega, putka kadaka tee ääres, ma mäletan. Ja astun sinna Top Partsi sisse ja kes leti taga vastu vaatab. Leti taga seal vaatab siuke täitsa sile ümmargune nägu Lauri Kuriks. No ta oli ju ka nagu noor kutt tollal ja Lauriga kuidagi alguses oligi nagu siuke kliendis vahe, et käisin sealt juppe ostmas, aga kuna ma ostsin juppe kiirenduse jaoks, siis loomulikult meil jutt jooksis kohe ja saime headeks sõpradeks isegi ja jagasime seda võlu ja valu koos, sest vähemalt Ameerika autonduse koha pealt ei olnud nagu väga palju, kes kiirenduse jaoks tegid. Eriti ju, praegu me räägime aastast 2000. No jah, 99-2000 jah. Et siis polnudki väga kedagi veel. Et tänu Laurile sain osad asjad, sain Top Partsi kaudu ja siis tegingi suure väljamineku. Ma sain aru, et rehve on vaja. Nagu nii palju nagu oli mõistust oli, et ükskõik palju sul jõudu on, aga kui kets ringi käib, siis on nagu kehva. Ja siis ma mäletan veel, ma kaalusin, et kas võtta ET Streetid või võtta Drag Radialid ja siis muudku loen, et Ameerikas tal oli see 10 Bolt tagasilda, mis ei ole väga tugev. Ei, see lendab laiali, kui ma olen ET Streetid. Ja siis ma tellisin Drag Radialid, mis oli suur väljaminek tollal, ma ei tea, nagu päris kallid olid. Igal juhul sain need Drag Radialid tellitud. Pärast tagantjärgi mõtlesin küll, et muidugi võiks pidanud ET Streetid. Sest vaata, need meie rajad olid ju nii libedad. Ma usun, et see oli liimi peal kuskil seal Ameerikas. Liimi peal läheb kindlasti katki. Aga igal juhul võtsin need rehvid ja värgid ja siis mul oli auto valmis ja olin valmis aasta 2000 speed-testiks. Siuke tõsine nagu oligi tõsine ettevalmistus. Et elu esimene autospordivõistlus, kus ma nagu osa võtsin. Siis ma ei olnud ennem nagu midagi roolinud ega juhtinud ega midagi teinud. Võistluste mõttes siis? Ei, nagu üldse ka. Nagu autoga olin sõitnud. Ma mõtlen isegi kaardiga. Ma ei mäleta, et ma oleks sõitnud. Ja sinna kohale sai mindud ja hästi ilus päev oli ja palav päev ja kuum päev. Ja Rafael Millermann oli peakorraldaja. Selle spordi poole oma. Aga seal oli start, oli valgusfooriga. Andurid olid küll, aga seal nagu reaktsiooni aega midagi olnud. Põhimõtteliselt oli nagu läksid kiire läbi, 2 kiirt. Kes esimesena? Ja ma ei ole isegi kindel, minust seal lõppkiirust ei mõõdetud. Et oli ainult see aeg. Nagu kogu aeg põhimõtteliselt. Ja klassid olid nagu tollal olid töömahu järgi. Mingid muid piirangud ei olnud põhimõtteliselt. Aga siis oli juba see A, B, C, D-klass. Ja see oli D-klass üle 5 liitri. Ütleme, et kes seal oli, Lauril oli veel kiire auto. Ja mingid Mustangid olid, ma praegu ei ütle, kes on. Aga Lauril oli mingi tehniline probleem selle autoga. Tal oli, see kamar oli tollal oli, kas ta võib ise öelda, aga tal oli lihtsalt mingi kastika mootor, mis peale visatud sinna. 454. Kuskilt selle ajastu tehnika maailmast mäletaks ka, et kuskilt Chevy vanni pealt või kuskilt võetud piikplokk. Ja, midagi sellist. Ja ta oli mingi jama selle autoga ja siis nii läkski, et mu auto oligi kõige kiirem. Esimene võistlus ja esimene võit ja vist ka oli viimane võit. Ma rohkem selle autoga midagi ei võitnud. Aga hästi äge oli ja lahe oli, adrenaliin.
vaata, kus see pole nagu harjunud ka. No. Pluss ma kujutan ette, et kuskil seal tagakuklas veel seesama lapsepõlves loetud need V8 magazine'id, et see nagu ka veel nagu aitas nagu oma teha veel. Jah, vot ma nii täpselt ei mäleta ja kusjuures rahvast oli ju julmalt nagu, ja ei olnud ka, see oli auhind oli 500 liitrit bensiini võitja sai. Mis see Texaco tollal oli siuke firma, esindus tähendab, et ma võitsin 5 tonni bensiini, nii et ma ei tea, nagu päris Pents muidugi oli tollal odavam kui tänapäeval. No aga ikka vist. Ikkagi tükk aega sai sõita seda, kuidas sulle anti kõik kohe kankudes kätte või? Ei, ma sain kaardi, kütusekaardi. Ma arvan küll midagi sellist, et hästi uhke auhind oli nagu, ja midagi sai veel auhinnaks ja ikkagi see Speedest, vaata ta oli, kindlasti rahval oli nagu entusiast ka, aga minu arust kas see korraldaja ei olnud üldse Auris Rätsep tollal, kes oli professionaalne ürituste korraldaja, et ta kindlasti, see mõte oli ju seda teha ikkagi nagu üritusturundusena, et reklaamida mingid brände välja ja teenida raha, et see oli nagu, see ei olnud nagu päris selline, et entusiastid tulid nagu lennuväljale kokku ja hakkasid nagu kiirendusvõistlust korraldama, et eks see andis nagu suuremad võimalused ka need auhinnad välja ajada ja nii edasi. Muidugi tänapäeva mõistes see kõik oli hästi selline basic, aga tollel aja mõistes oli uhke, sest siis ei olnudki midagi muud. Oligi ainult see võistlus. Ja ega 2000 ei toimuki rohkem üks võistlus, oli see Speedest. Ja see muidugi tekitaski, nüüd kuna mul oli see auto ja seal oli veel autot ja oli see foorum ja kõigil oli nagu nii-öelda, näpud sügelesid, siis Talju oligi nagu tõsine mõttekoht, et siis mõtlesin, et üks võistlus aastas, pole mõtet ju autot ehitada ühe võistluse pärast, sest juba, muidugi Lauri võttis hästi tõsiselt, et tal oli mehaanikud ja värgid, mul ei olnud midagi, et ma olin vist mina ise, kui autoga midagi juhtus, siis käisin Vallo Sootsi juures, parandas ära, aga ei juhtunud midagi, vaata, ta ei olnud ju nii üle keeratud, vabalt hingav ka. Pluss ta ju see hetk veel ju piisavalt uus auto, et seal ei olnud nii palju neid. Igal juhul seal talvel nagu need nagu diskussioonid käisid, et mida teha. Aga ega see nagu väga kuhugi järgmiseks 2001. aastaks ei otseselt nagu selle foorumi kaudu või niimoodi need inimesed nagu võib-olla realiseerunudki, aga ootamatult tuli mängu üldse mootorrattaklubi MC39 siis Tartumaalt. Jah, tahtsin nüüd Tartu punt. Tartumaalt ja selline mees nagu Meelis Pärtelpoeg, keda ma ennem nagu ei teadnud, aga äkki teatab, et raadil toimuvad ka kiirendusvõistlused. Eks iga siuke sõnum oli nagu rõõmusõnum, näe kui lahe, et toimub veel ja läksime raadile kohale ja see ongi, mis on nii uskumatu, et kuidas sel hetkel nagu internet tegelikult oli, inimeste suhtlus oli, aga samas nagu võtame, et nagu Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti oli täitsa nagu kaks maakera eri otsa, et järsku kuidagi Tartus tuleb üks mees, aga me juba siin mitu aastat oleme raadile sõitnud, et kuidas see info nagu liikumine ja seda nagu ei olnud. See on ju vana tõde, et Tallinnast Tartusse on umbes poole pikem maa kui Tartust Tallinnasse. umbes nii ta tuleb. Igal juhul lähme raadile ja see ei olnudki midagi. Üks mees oli lipuga ja paar tünni oli ja ma ei mäleta, kas finišis oli ka teine mees, kes vaatas. Vahepeal oli ju veel niimoodi, et finišis oli ju stopperiga mees, et kui ta nägi, et stardis lipp kukkus, pani stopperi käima ja... Ma ei mäleta, et nad oleks aega võtnud. Sellel esimesel võistlusel oli äkki 9 autot või? Ma ei oska öelda, hästi vähe. Ja kõik olid Ameerika autod. Natuke muidugi need MC39, nad olid ka siuksed Ameerika nagu stiili on ju austajad ja nii edasi. Aga sõitsime ja tol olid iga asjaga rahul. Sõitsime ära ja siis kuidagi saime tuttavaks nagu nende inimestega ja Meelisega ja vaata, see on nagu algus ei oska nagu arvata, et kui tõsiselt seda võetakse või niimoodi. Ja kuidagi
mul oli vist soomlastega juba mingid sidet tollal, nii et ma ütlesin Meelisele, et tead, et noh, et see ajavõtusüsteem tegelikult on niisugune kuusepuu ja asi. See kuusepuu värk on nagu Eestis tollal täitsa tundmata. Keegi väga sest midagi ei teadnud. Aga noh, Soomes on olemas. Ja ma ütlesin, ma tean kontakte, et värk, et äkki tahad nagu, et teeme nagu päris ajavõttu. Ja mul ei olnud vaja rohkem nagu ärgitada. Andsin need kontaktid ja siis ma nagu rohkem sellega nagu kokku ei puutunud ja siis ma äkki kuulen, et tellisidki ära selle süsteemi ja selle teenuse nagu, mis ei olnud kindlasti üldse odav. See oli nagu päris kallis. Sest need inimesed tulid ju bussiga, vaata siia, neil see ajavõtusüsteem nagu ikka panid üles ja see oli tiim ja nad ju töötasid terve päev läbi ja kõik. Pluss ju see, et üldse sellel hetkel ju juba transport Soome ja Eesti vahel ja kõik see ju oli ka tegelikult väga suur kuluartikkel. Aga sellega pani Tartu mehed ikka väga kõva märgi maha, sellepärast, et saad aru, see oli nagu midagi, see oli esiteks ootamatu, esiteks nagu enne olematu, on ju. Inimesed hakkasid endale selgeks tegema, mis tähendab 60 jala aeg ja mis tähendab lõppkiirus ja sellist infot ei olnud nagu olemas. Enne neid kollasid on need ka väiksed pirnid seal. Ja siis pidi seletama, ma arvan, ma olen kindel, et Pärtel on kirjutanud mingid pikad lood kuskil foorumis, kuidas üks kollane ja teine, need valge, see pre-stage ja stage ja kuidas siis need tuled niimoodi lähevad ja seda kõike tuli nagu nullist sisuliselt, seda ennem ei olnud. Aga 2001 toimuski esimene päris ajavõtusüsteemiga võistlus. Ja seda raadil? Raadil. Ja sa said teada kõik oma 60 jala ja lõppkiirus. Nagu kõik jutud, timeslip trükiti välja. See nagu ulme. Ja eks see kindlasti, ma arvan, et see oli nagu selles mõttes kõva sõna, et inimesed said nagu mingi pilli ette, mis nende autod tegelikult nagu suudavad. Mis nad ikka suutsid, seal sõideti 15 sekundit, 14 sekundit, mis iganes. Igal juhul, ma sain oma auto aja ka vist seal. Ei, ma olin vist Soomes. Ei, ma ei olnud sõit. Siis saingi. See sõitis 13.2 sõitis see auto. Tegelikult selle aja kohta see liikus kiire. Tollal oli nii, et Lauri auto oli kiirem. Ja teised autod olid ikka aeglasemad. Vähemalt see 2001. Aga mäletad ka palju Lauri kiirem oli? Ma arvan, ta vist kõrged 12 küll sõita. Ta sõitis muidugi selle rehv oli tal ka parem. Need suured rehvid, aga kus just tollal ta ka millegi pärast, ta sõitis mustriga rehviga, ma ei tea, mis selle nimi on. Nagu ET Street, aga mustriga. Mingi teine, põhimõtteliselt Mikki Thompson, aga mis iganes. Lauri oli nagu nõks kiirem. Aga ma ei mäleta, kas see võis olla Jürgi ka seal juba soomlane, aga ma nagu kindel ei ole. Üldiselt. Ja tegidki ära. Aga muidugi, finantsiliselt see oli nagu jätku suutmata. Ma arvan, tegid vist entusiasmi pealt, aga ega nad rohkem neid soomlasi sinna rohkem ei tellinud ka ja ei olnudki nagu võimalik, sest sa ei saanud selle piletiraha või et nüüd erinevus oli see, et MC39 ei olnud nagu üritusturundusettevõte. Nemad ei teinud seda nagu äriprojektina. Nemad tegid entusiasmisse. Võt seda peaks Meelis ise ütlema, miks nad täpselt tegid. Ma jään kindlasti entusiasmist, aga mina selle klubi liige ei ole ja niimoodi. Igal juhul nendega oli nagu kuidagi hästi meeldiv oli nagu nendega asja ajada, sest see kiirenduse poolel ikkagi mina ja Pärtel ja keegi natuke, nad küsisid nõu ja kuulasid ja lahedad tüübid nagu väga hästi saime läbi. Aga miks nad täpselt tegid, ma ei tea, aga igal juhul nad ei teinud seda nagu professionaalselt. Aga kuidagi esimestel aastatel oli nii, et Tartu üritused kuidagi sujusid paremini. Neil oli kuidagi see orgunn oli nagu ei olnud neid viivitusi nii palju ja kõik oli kuidagi ja kord oli hästi majas publikul, sest see oli motoklubi ja muidugi tead, Lõuna-Eesti inimesed ongi võib-olla distsiplineeritumad ka, et inimesed olid aia taga ja ei roninud rajale ja sest Speedestil oli ikka seda probleemi, et pidi kogu aeg mikrofoni karjuma, et mingi raja pealt ära muidu võistlus ja pooleli. See turvavärk oli tollal, oli nagu oli, sest ma arvan, tollal ju, ega seal Speedestil mingi nendel ka vist, ma arvan, mingi kiivreid ei nõutud ega mida. Sõitsime niisama. Nii et selle 2001. aasta hooajaga MC39 nagu joonistas ennast hästi tugevalt nagu
kaardile võistluskorraldajana ja no üldse tegelikult ju Eesti kiirenduse ajaloos on see väga suur sündmus, et päriselt kuusepuu ja kui enne tõesti olidki Foorumist näinud mõnda pilti, kuidas Ameerikas autos stardivad, siis nüüd järsku oli koju kätte toodud see, et jah. Ja muidugi üks tõuge oli veel, et kuna see süsteem nüüd oli siin ja me nägime, kuidas see kõik töötab, siis inimesed, kes olid selle kiirenduse asjaga nagu seotud, ikkagi tekkis kohe aru saama, et me peame ka sellise saama, peame ka tegema. 2001 seda küll ei juhtunud, aga see pani nagu sellise motivatsioonimärgi nagu maha, et päris kiirendus käib ikkagi ajavõtusüsteemiga. Samal ajal muidugi elu käis edasi. Eestis oli veel üks kiirendusvõistluste korraldaja, see oli autospordiklubi Erki Sport Pärnus. Seal oli Eiki Eriste, oli lugupeetud ka suur igasuguste võistluste korraldaja, superkrossid ja ringrajad ja mis kõik ja nemad korraldasid tollal üllatus kiirendusi ka. Ja need toimusid Pärnu jõe kalda peal, tavalise tänava peal, mis lõppes paremkurviga, 200 meetrit, lipuga lahti. Et see oli ikka nagu päris ohtlik. Tollal oli see ka, et ega vihm ei seganud kiirendust, sest need autod kõik ikkagi olid nagu tänavaautodena ja siis võib-olla Lauri oligi, kellel oli Mikki Thompsoni rehv all ja kellel oli võimas auto ja siis tal oli alati väga hull, ei saanud sõita, et Erki Sport ka, aga nendes, ma ei tea, kaua nad korraldasid, aga ilmselt seal Pärnus ikkagi seda rada ei olnud korralik nii edasi, et nad olid pioneerid, aga nad ei läinud sellega edasi, sest neil olid teised sarjad on ju, ma ei mäleta, millal nad Superkrossi alustasid, aga ma usun, see on see põhiasi, mis sest et selle, polnud rada, eelnevalt mainisid ka, et seal pidurdusmaal, kus oli kurv, siis seal oli ka üks ja seal oli veel metallist kaevukaan aga muidugi 2001 veel seda juttu nagu, et ei ole rada nagu eriti ei olnud. See oli põhijutt oli see, et ei ole seda ajavõtusüsteemi. See oli nagu selline esimene asi, et saaks kõigepealt ajavõtusüsteemiga, et siis sest et selle puu saab ju tänavale panna ja tänavale saab ikka sõita. Kuidagi ei mõelnud nagu üldse nii kaugele ja oli Haapsalu, oli Raadi Raadi oligi siuke, seda sai vist suht lõdvalt kasutada, et selle ei olnud, ma Haapsalu kohta ei oska öelda, et igal juhul see ajavõtussüsteem oli alati nagu akuutsem probleem kui rada. Ja radadest, radadest, tollal tehtigi tänava peal, nagu see Pärnu ja siis mul oli veel selline huvitav seiklus, ma käisin sõitmas Vilniuses. Kuidagi jõudis info, et Vilniuses on uhke võistlus ja sõitsime pundiga sinna, mina olin ja siis oli Ain Miller, kes tal oli see Honda S2000, mis oli see 2-liitriste klassis tollal, standardauto, aga see lihtsalt liikus nii hästi. Aga ta on tehasest sportauto tegelikult. Ta oli 2-liitrist ei olnud nagu vastast. Ja läksime sinna Vilniusesse ja see oli lihtsalt hea näide, et siin tuleb pilt ka, et tänava peal üles mäge, peale valgusfoori veel tuleb natukene kurvi võtta ja 200 meetrit sõitsime. Ehk see sportlik osa oli nagu nali, aga korraldus oli siuke, et see oli nagu muusikafestival, näidati projektoriga seina peale videot, tollal leedi värki väga ei olnud. Ja autasud olid väga uhked ja mul siiamaani meeles seisan poodiumil ja ma sain 3. koha. Kusjuures tegelikult mu auto oli vist seal kõige kiirem, aga see korraldaja ei teadnud, mis on eliminaator. Ja siis ta kuidagi tegi nii, et ma ei saadki üldse sõita nagu finaalis. Mingi hästi imelik süsteem oli. Leedukas tegi leedukat. Kuidagi teistmoodi, aga olen seal poodiumil ja siis ma nüüd vist liialdan, ma arvan, et esimesele mehele andis peaminister enam-vähem nagu selle. Ma liialdan, ma tegelikult ei mäleta, kes andis, aga mulle andis Tassis Brunza. Ja siis see oli siuke, ma olin kõrvust tõstetud, nii vägev mees, tuleb, annab sulle nagu autasu kätte. Aga see sportlik pool oli nagu te pildilt näete, siuke äge. Aga liigume edasi, et saabus aasta 2002 ja talvel või mis iganes moodustus selline seltskond,
taibukatest inimestest, tarkadest inimestest ja töökatest inimestest. See seltskond, see koondus sellise nimetuse alla nagu C3. Ja mina sinna ei kuulunud, aga ma teadsin inimesi väga hästi. Seal olid, kes siis panid kokku Eesti esimese ajavõtusüsteemi. Made in Estonia. Made in Estonia. Seal olid põhi sellised ajud olid siis Jaanus Palm ja Kalju Lõõka. Siis oli seal Laas ja kindlasti oli veel keegi. Ma lihtsalt ei suuda praegu öelda, et sest ta koosnes vaata riistvarast ja tarkvarast. Et vist Jaanus tegeles selle tarkvara poolega rohkem ja kas Kalju tegi need riistvara asjad. Ma olen kuskilt kuulnud linnalegendi, et Laas üritas midagi ka keevitada seal elektroodiga, kui nad neid andureid asju ehitasid. Ja, no igal juhul kuidagi see tehti, tegelikult see ajavõtusüsteem, kui sa seda hakkad nagu mingis komponentis kokku panema, ma sain aru, et see nagu päris lihtne asi ei ole, et nad tegid kõik ise. Ja siis see süsteem oli nagu valmis ja siis kohe ei töötanud, ütleme nii. Ikka oli nagu mingid laste haigused ja probleemid, aga see oli veel selline koht, kus Laasile anti siis see nupp kätte, vaata, kui sa vajutad. Nagu see pildil näha on. See aasta oli 2002. Täna on aasta 25, 24. Ta on see, ta ei ole seda nuppu käest lahti lastud, nii palju kui ma aru saan. Isegi kui on see, et kui tema tahab seda nuppu lahti lasta, siis tal ei lasta. Võib-olla. Minu arust Laas suitsu ei tõmba, aga ma arvan, et tal suitsumehe kopsud kipuvad küll olema selle aja peale, kui ta seal on, aga ei, kõva värk, üldiselt. Meil oli ka oma ajavõtusüsteem. Ja alguses oli probleemid, ei toiminud, mis seal ikka. Kuid hooaja jooksul, ma arvan, samal hooajal nad nii palju upgrade'isid seda süsteemi ja tegid nii, et hooaja lõpus oli meil olemas. Viimastel võistlustel oli olemas, et võib-olla mõni nendest meestest satub siia, et siis ta saab nagu, mina räägin praegu vaata nagu kolmandisikuna. Mina seda ei teinud. Aga see oli nagu päris suur edasiminek, sest nüüd sai hakata võrdlema, analüüsima, lõppkiirust, 60 jala aega, stardi, neid reaktsiooni aegu, kõike värke. See on ikkagi basic, sul peab ju mingi data olema. Ja kui tahtsin, et see on juba esimene data, mille järgi sa saad üldse arvestada midagi. Et kiirelt käis, et 2001 oli unistus ja 2002 oli asi tehtud. Ja mis võistlusesse puutus siis? Speedest oli muidugi. Speedest kolis tagasi kanalisse. Mis oli muidu, mingis mõttes oligi nagu, see sobis hästi, sest seal oli ikka nagu see pealtvaatajad massid ja sa said seal turundada ja teha. Äge koht on ja hea oli vaadata ka, et pärast paar sõna räägin, miks ta halb koht oli, aga ta oli ka nagu hea koht. Ja mul on tunne, et Haapsalus keegi korraldas ka midagi. Kindlalt ei ütle, aga ja muidugi Raadis pandi vist üldse, tegid äkki 4 võistlusta see hooaeg, et võtsid nagu väga tõsiselt ette. Ja nii see, et see hooaeg kuidagi oli juba nii, et sa saidki selle autoga nagu võistelda paljudes kohtades. Hooaega sõita. Ja eks need autod ka arenesid seal Ameerika poole pealt. Tuli pilti selline mees nagu Taavo Erki Vitsut. Ja see oli väga efektne, seepärast, et kui see too hooaeg tal veel ei olnud, tal oli minu arust vabalt hingav see. Ja alles järgmine hooaeg pani ta selle Rootsi kompressori peale. Jah, aga see 2002 tal ikka just kapotist oli see õhuvõtt. Ja õhuvõtt oli väljas, see oli juba nii efektne. Ja see oli nii efektne juba. Et Erki tuli nagu kuidagi kõrvalt, aga ta sulandus kohe nagu täiesti massi ja võib-olla sellepärast ka, et ta ei olnud nagu jutumeest, oli tegudemees. Et juttu oli vähe ja tegusid oli palju. Ja seal ju Erkiga oli sama, nagu sa enne ütlesid, et kui Lauril oli tiim, olid mehaanikud, oli nagu Eesti mõistes juba nagu professionaalne kiirendustiim, siis Erki oli see, kes sõitis kohale ja oli üksi. Ma ei mäleta nii täpselt. Aga jaa, Lauril oli tollal oli nii Aava kui Jüri olid abiks. Ütleme mehed, kes täna teevad suuri tegusid laias maailmas. Aga igal juhul 2002 juba asi hakkas nagu spordimoodi välja nägema.
ja siis ma arvan, et see oli ka aasta, kui Hannes Luht tuli oma Audi 200-ga sinna kanalisse ja tollal nagu kuidagi see mõte, et keegi sõidab limusiiniga nagu kiirendust ja kiiresti, et ta ikka inimestel oli karp lahti selles mõttes, et see kanal on libe ka vaata. Ja siis ma ei usu, et see autod oli üldse tuunitud oli. Võib-olla see, ma arvan, see standard, eks Hannes võib ise öelda. Aga saad aru, see liikus nagu niimoodi, et noh, kõigile Audi. Audid ka sõidavad kiiresti. Mis mõttes on, et ja noh, veel tuli seal Ardo Kaldal vist oli mingi Opel Kadett. Punane. Ja midagi sellist. Ja noh, neid veel nende Supratega olid seal mitu Solotorjov ja see Timmermann. Ja neid tuli, aga noh, ei saa öelda, et need oleks olnud nagu kiirendusautod. Ikkagi, noh, nad olid lihtsalt tänavaautod, mis olid siis vähe peale keeratud. Ja vaata, see oli juba see ajastu, kui oli see Kiirete veaste film. Ja sealt tuli ka seda mõjutust juba, et see ju Suprade asjad ja see niinimetatud see oligi see nagu, ütleme, street race kultuur, aga mis siis ikkagi nagu mõjutas ka seda meie kiirenduse kultuuri tegelikult. Et ja noh, siis Tartus oli veel Urban Eriksson. Tal oli see Lootu Soomega, mis oli siuke päris ärev auto, sõitis kiiresti ja neid ikka oli, et see pilt muutus nagu mitmekesisemalt, et erinevates klassides nagu oli. Ameeriksed olid küll selles D-klassis nagu üle 5 liitri, et midagi sellist ja ma ei tea, kas seal, vaatame, on seal midagi veel. Jah, ja siis ma rääkisin sellest Seatridiinist, et siin ma kahjuks head pilti leidnud, aga siin on Kuusepuu versioon 2, aga see on samal aastal tehtud pilt. Niimoodi, et eks nad ise oskavad öelda, aga vaata see eelmine puu ja nüüd, kui sa seda võrdled, siis noh, sa näed, et need on erinevad. Ja ma mäletan, et nad upgrade'isid selle hästi ruttu ja seal sai vist juba ostetud need õiged lambid. Ja mis ta sööd, mingid special lambid, vaata, et kiiresti lähevad nagu põlema. Sest tollalist leedi veel, ma kahtlustan, et ei olnud, et need olid õõgniidiga. Ja Jaanus Palm on seal siukses. Ma arvan, et terve see võistlus ta oligi selline jooksis kogu aeg, sest seda kogu aeg oli mingi värk, on ju. Ikka mingi Andor endis kala või midagi sellist, kes seal siis taga seisavad Meits ja Laas ja seal on veel kutte. Et tublid need, nagu ma arvan, et nendel on nagu see ala nagu, selle ala, ütleme see algus on nagu palju võlgu. Jah, kindlasti. Et nad jõudsid, suutsid selle süsteemi nagu valmis lükata. Vaata, mis seal edasi tuleb. Ja panin Meelis Pärtelpoest ka ühe pildi, et tema oli, ütleme see, noh, ma ei ütle nüüd, et see MC39 oleks olnud nagu number 1 seal Eesti kiirendusspordis, nii, ma ei taha nagu järjekorda panna, aga vähemalt Lõuna-Eesti skenes, noh, väga kõva töö ja väga äge ja mis 2002 juhtus, oli selline, et Meelis tegi 2001 viimase ürituse tegi sügisel ja see üritus läks kuidagi nii, et hellikad olid pimedas. Ma ei tea, kas ta nagu plaanis seda või see juhtus ja ta kuulutas 2002 välja niisuguse asja nagu Night Race. Alguses ei saanud aru, mis tähendab. Ma tean, mis Night Club tähendab. Nagu mida iganes, aga Night Race. Aga siis selgus, et Night Race on see, et hellikad sõidetakse nagu pimedas. Ja see oli nagu bullseye tegelikult nendele. Eks see populaarsus oli tollal suur ka, aga kuidagi nad panid seal, noh, tegelikult oli see nagu päris jõhker, sest neil rada ei olnud valgustatud. Panid vist mingi küünlad või mingid asjad panid nagu sinna raja vahele. Aga siuksed suured lõkked põlesid ja musa mängis ja siis nad tegid tsiklitega seal trikke ja värke ja kuidagi. Eks nad tegid vist reklaami ka palju, siin võib-olla tuleb neid pilte. Ja saad aru, siis tuli rahvast, siin on meil Taavo Erki versus Ville Oksanen. Nad said sellised, tulid nagu tõmbenumbri ikka kohale, mis mõttes Moskvitš. See oli ikka kuradi kiire Moskvitš. Ja ma selle Villega olin Soomes kohtunud. Pead ei anna, aga ma arvan, mina kutsusin teda võib-olla.
sõitma Eestisse või võis see Jürgi olla, ma ei oska öelda. Igal juhul soomlased olid kohal ja siis seal stardis oli nagu prosed, on ju. Aga muidu nad panid nagu kott pimedasse. Ja noh, nende autod on tuled, on, et see on nagu okei. Paigi, Lauri auto oli ka tuled, aga seal olid need Rinka paikidega sõitsid. Need olid täitsa hullud, sest nendel ei olnud tuled. Ja need ju läksid peaaegu 2 sotti sinna lõppu välja. Et siuke paras kamikaatse värk oli, aga need üritused, see Night Race 2002 ja Night Race 2003, eriti see 2003, see oli nagu boom, see oli nagu vau. Noh, midagi sellist Eestis ei olnud nagu, Speedestil oli ka nagu palju rahvast, aga kindlasti mitte nii palju. Et kuidagi Meelis tabas nagu selle Night Race'iga nagu ühe hästi hea sellise koha ära. Noh, neid hakati hiljem ju korraldama, ka Aivo hakkas korraldama ja nii edasi. Aga see oli nagu äge, et pane edasi, vaata seal. Okei, see ei ole enam Night Race ja las ta olla. Et see oli nagu mingi nagu täiesti uus asi. See oli nagu kihvt, on ju. Ma ei tea, kas tänapäeval tehakse nagu viimane Night Race toimus 2014, aga Aivo andis lootust, et võib-olla sellel aastal tehakse ka. Noh, tollal muidugi ütlen, see kõik oli nagu nii sportlikus mõttes võib-olla ei olnud nii äge. Ja mis üldse seda aega iseloomustas oli see, et meie mehed sõitsid ikka nagu see pilli pealt näed, on ju. Nagu selliste autodega nagu see õbedane, on ju. Kätte saadavat. No oli, mis see oli. Et sellised Laurid ja Erkid olid ikkagi erandid. Tegelikult nagu tuuniti rohkem Euroopa tehnikat ja mis läks kogu aeg kiiremaks. Et progress oli, on ju. Ma sellest konkreetses autost ei tea midagi, aga siin ikkagi sõideti 12 aegu juba nagu ikka sõideti, on ju, eriti turbakatega. Kuigi, nagu su siin ühes eelmises podcastis oli, aga lihtsalt keerati kruvi peale ja vaadati, mis juhtub. Aasta oli ikkagi ju 2002. Mis ma villi panin, oligi see, et siis tulid soomlased meile külla. See parempoolne, see oli mingi 2 turboga small blockiga auto, ma ei tea, kui kiiresti sõitis. Et see erinevus oli nagu nii suur. See hakkas pihta juba ju aastal 2000, kui Jürgi Augja tuli oma kollase Dodge Stardiga Eestisse. See oli nagu see huvitav lugu, et muidugi soomlased oleks see niisama tulnud. Ma nagu natuke olen süüdi, sest ma käisin aastal 2000 Hüvinke mingisugusel kiirendusvõistlusel, mida mingi kohalik klubi korraldas kohalikul lennuväljal. Ja ma olen ikka nagu päris kindel, et ükski eestlane polnud varem Soomes ühelgi kiirendusvõistlusel osalenud. Ma teadsin tollal kõike värki. Läksin sinna aga mina teadnud, et see kiiver peab peas olema. Midagi sellist. Mul ei olnud kiivrit. Seisan seal nagu totakas, on see Soome tulnud ja tahan ikka sõita ja kiivrit ei ole. Siis küsisin ühe mehe käest laenuks. Aga tead ikka mingi vend tuleb küsis kiivrit. Ei ole. Ja siis juhuslikult vaatasin, läksin sinna Jürgi auto juurde, tead, kiivrit ei ole. Et tahaks ikka sõita ja nii edasi. Pole probleemi, andis mulle enda kiivri ja siis me juttu rääkima. Aga ta oli hästi sõbralik. Jürgi ongi hästi hea sõbralik ja nagu avatud, on ju. Ja saime jutule ja olen seal võistlusel ja see tõmban ikka mitu korda seal sõidan. See oli nagu kuidagi nagu mingit võistlust nagu jalki lihtsalt sai sõita. Klubi sõita. Ja kuidagi aja peale. Ja olen seal Jürgi juures ja siis räägime juttu ja ma olen nii tänulik talle, sest ta nagu ei teinud nagu pika nägu ega midagi. Ja siis võistlus saab juba läbi ja Jürgi ütleb, et tead, et ma näitas, kuidas nagu tegelikult auto sõidab. Ja ta käis seal korraldajatega rääkimas. Tal oli 2 istet sees, see oli tänava auto tegelikult. Ja ütles, ikkagi Eestist on mingi tüüp tulnud ja päriselt ka see oli nagu siuke ei olnud nagu tavaline. Ei olnud seal Eestis ennem olnud. Korraldad okei ja istusin Jürgile kõrvale ja panime ühe sõidu nagu 2 Kusjuures ma vaatasin järgi, et sõitis 10-9. Mis oli nagu minu jaoks nagu täitsa teine dimensioon juba. See oli ju ka mingi suvaline asfalt lennuväli lihtsalt. Ja tundsin seda kiirendust ja kõike värki ja tegi mulle veel seal sõitu ja sain siukse elamas oma. Ja siis ma ütlesingi, et kuule, et meil ka siin Eestis ikka kiirendusvõistlust ja tule. Ja vendu tuligi.
tuli Eestisse ja tegi siin sellise show Speed Estil maha. Aga see ju, kuidas seda vastu võeti. Ja see oli nagu äge. Eks vist see ürituse korraldaja oli tellinud loomulikult, aga kujutate, ta oli ju tavaline vend seal Soomes, lihtsalt üks harrastaja. Tuled laevalt maha ja sul on Aktuaalse Kaamera spordiuudiste võttegrupp on laeval vastas ja nii välismaine kiirendussportlane Jürgi Augi tulnud siia Eesti meistrivõistlust. Ja seda näidati nagu see spordiuudistes nagu pärast Aktuaalset Kaamerat. Et ma arvan, et ta sai nii kõva selle positiivse laksu sellest. See oli aastal 2000 muus. Ja tegi veel ju show'd seal Haapsalus. Pani ju need Nokia Hakkapeliita naelrehvid. Ja siis tõmbas 400 meetrit ja siis ma mäletan, kuidas need naelad lendasid ja need inimesed, kes seal taga passid, päris valus oli. Igal juhul. Siis hakkasid nagu soomlased tulema. Järgmine aasta juba, kui see Soome ajavõtusüsteem oli juba rohkem soomlasi ja kui nüüd just raadivõistlustele nagu tulid kohe terve pundi, kes tekkis nii palju tuttavaid selle Soomes. Et see oligi selline, nagu ma enne ütlesin, nemad alustasid 75 sõitmist, meie alustasime 0-0, ja muidugi palju rikkam riik. Kuigi, eks seal enamus vendasid siukest ikka ise nagu keerasid mootori nagu. Aga need autod olid ikka, aga see kõik nagu kiirendas meie eest asja. Sa nägid, millised autod peavad olema, kuidas, nad jagasid ju oma kogemusi ja nii edasi ja äge oli. Sest ju Lauri ka ütles ka, et ega tegelikult tema väga suur tänu ongi oma selle eriti karjääri algusajal ongi just tänu soomlastele, et saad su know-how ja kõik see abi, et... Me sattusime selliste hästi sellisesse seltskonda, kes see oli nagu mingi sõprade punt ja nad kuidagi olid nii toetasid nagu hästi. Üldse, ega Soomes on ikka palju inimesi, kes nagu Eestis on midagi aidanud, et seal kiirenduse alal ka, et... Jürkist rääkides, mul isiklikult oli vist 2-3 aastat tagasi oli enne mingit võistlust läksime testima, suutsin käigu hästi ära lõhkuda. Eestis pole mitte ühtegi tükki saada ja siis oligi see, et kirjutasin Jürkile. Jürki vist 5 minutit hiljem oli terve Facebook Jürki postitusi täis, kuidas Eestis on sõpradel on tükke vaja ja lõpuks leiti tükid ja veel organiseeriti need põhimõtteliselt mul eest ära, et nagu oligi see, et hästi soe vastu võtta kohe ikka aidata. Ja seal oli veel paar inimest, kes oli Soomes käidud ja siis seal, teda ma ei tundnud, aga Seppo Saabal oli veel. Tema oli sükene nagu next level mees, sest ta sõitis ju Pro-moodiga Euroopa. Lauri kuidagi sai taga tuttavaks, siis ta käis ju siin näitamas seda autot. Muuseas, Seppo oli esimene vend, kes üle 3 sotti sõitis. Ja esimese 7 Eestis sõitis. No midagi sellist. Kuidagi lippadi külge ees 7-9 midagi. See oli hull värk. Me siin mäletame seal võistlusel vahel, see oli samamoodi Night Race Kiltsil, kui Seppo käis selle oma Pro-moodiga. Minu arust ta sõitis Haapsalus ka, nagu see, ma nii täpselt tean. Ma mõtlen Kiltsi ja Haapsalu. Aga ma isiklikult muidugi, mul juhtus selline asi, et vahepeal siis aastaks 2001 mul tekkis huvi nagu ringrada sõita ja ma panin oma autole manuaalkasti ja muutsin vedrustuse madalamaks ja jäigemaks ja kõik. Ehk mis see kiirendusele ei mõju nagu... Mitte kõige paremini. Ei mõju kõige paremini, on ju. Et ma nagu võistlesin, aga ma pigem sõitsin, see auto sõitis natuke aeglasemalt ja kõik teised autod hakkasid nagu kiiremini sõitma, nii et 2002 hooaeg ma ikka käisin küll, mitte kõikidel, aga võistlemas, aga siuke for fun rohkem, et ma ei läinud nagu selle arenguga kaasa, ütleme. Natuke oli mul sama asi, et mul ei olnud tiimi ja erinevat erkist mul ei olnud üldse kohtagi, kus teha aga eelkõige see, et kuidagi see huvi ka nagu läks sinna kurviliste teede peale rohkem, ja muu elu oli ka, nii et ma olin nagu kaasas. Pigem selle foorumi kaudu ka vaata, et seal ikkagi see elu käis, aga ma ei arendanud nagu oma autot enam edasi, et see oli nagu siuke lõbusõiduvärk rohkem. Aga aeg läks edasi, vaata, mis meile veel näidatakse. Me tõmbame praegu otsad kokku. Ma arvan, praegu tõmbame väikse pausi. Ja siis ütleme niimoodi, et siin saame öelda, et sinu kui kiirendussõitja
karjäär hakkas otsa saama, on ju? Ja ma sõitsin viimast korda 2003. Mm. Sõitsin viimast korda 2003. Aga jah, siis ma arvan, et siis saamegi. Siin on hea lõpetada, siis järgmine kord juba edasi rääkida, kuidas sa ikkagi tegelikult ju seotud olid, kuigi tegid teisi asju edasi. Just. Aga meie praegu täname ja kohtume teiega juba järgmine kord.